Kõige suurem madu, mida inimene on maailmas näinud. Madu on üks kõige rohkem kardetud olendeid inimeste seas kogu maailmas. Kuid lisaks neile madude liikidele, mida me arvame olevat kõige suuremad, on olemas veelgi suurem madu. Ja kindlasti üllatab sind, kui sa seda näed. Mida sa teeksid, kui sellele otsa satuksid? Seetõttu uurimegi selles videos maailma kõige suuremaid madusid. Aga enne kui alustame, palun pane sellele videole like ja telli kanal. See on meile sisuloojatele suureks abiks. Suur aitäh teile. Seega alustame nüüd. Number 1. Võrkpüüton Malaiopaiton reticulatus. Võrkpüüton ehk Malaiopaiton reticulatus on maailma pikim madu. See kasvab üle 6,25 meetri pikkuseks ja on olnud teateid, kus see ulatub isegi 10 meetrini. Emased võrkpüütonid on suuremad kui isased. Nad on ka rasked oma suuruse ja pikkuse tõttu. Võrkpüütonit võib leida Lõuna- ja Kagu-Aasias. Selle hulka kuuluvad Filipiinid, Indoneesia, Tai ja Malaisia. Nad elavad tavaliselt metsades, mägedes ja rohumaadel. Neid nähakse sageli ka jõgede ja järvede lähedal, sest nad on head ujujad. Tänu oma heale ujumisoskusele on nad jõudnud oma piirkonna väikestele saartele. Võrkpüütoni nahal on keeruline muster, mis meenutab võrku. Nende seljal on erivärvi teemandikujulisi mustreid. Nende eriline nahk aitab neil keskkonnas varjuda, mistõttu on nende vaenlastel või saakloomadel neid raske märgata. Lisaks sellele on võrkpüüton lihasööja ehk sööb liha. Nad söövad rotte, linde, sigu ja hirvi. Varitsustaktikat kasutades ootavad nad õiget hetke enne ründamist. Nad mässivad end oma saagi ümber, kuni see sureb. Seejärel neelavad nad ohvri terve keha alla, isegi kui see on neist suurem. Nad suudavad süüa ohvri, kes on sama raske kui nemad ise. Samal ajal muneb võrkpüüton mune. Emased munevad korraga 15 kuni 80 muna. Nad mässivad oma keha munade ümber, et hoida õiget soojust. Nad lõpetavad söömise, kui hoolitsevad munade eest. Munad kooruvad 88 päeva pärast. Pärast koorumist suudavad noored püütonid juba ise endale toitu otsida. Kuigi see on haruldane, on mõned teated, et võrkpüüt on inimest rünnanud ja tapnud. On olnud ka juhtumeid, kus nad on oma ohvri ära söönud. Aga see juhtub harva ja enamasti siis, kui madu on oma territooriumil häiritud. Teisel kohal roheline anakonda Eonectes morinus. Roheline anakonda on üks suurimaid maosid kogu maailmas. Seda leidub Lõuna-Ameerika metsades, eriti Amazonase ja Orinoco jõgedes. Emased anakondad on suuremad kui isased. Selle pikkus ulatub üle 9 meetri ja see võib kaaluda üle 250 kilo. Tänu oma suurusele ja kaalule suudab ta jahtida suuri loomi nagu kapibaara, hirv ja isegi väikseid kaimane. Rohelise anakonda värvus on oliivroheline, mille kehal on suured mustad ringid. Tal on ka keha külgedel väikesed ovaalsed laigud, mille keskel on kollane. Tema silmad ja ninasöörmed asuvad pea peal, mistõttu suudab ta hingata ja ümbrust näha, olles samal ajal vees sukeldunud. Ta peidab end sageli vee alla, et ohver teda ei märkaks. Ta kasutab oma naha värvi kaitseks, et teda ei märgataks. Samal ajal ootab ta saaki. Sellega seoses eelistab roheline anakonda aeglaselt voolavat vett, nagu ojad, jõed ja üleujutatud rohumaad. Kuigi ta suudab liikuda ka maal, on ta vees palju kiirem ja osavam. Kui ta on vees, on teda peaaegu võimatu märgata, mistõttu on ta väga tõhus kütina. Ta sööb erinevaid loomi, sõltuvalt oma suurusest. Noored anakondad söövad kalu, linde ja väikeseid imetajaid. Kui ta suuremaks kasvab, suudab ta jahtida suuremaid loomi, nagu hirved, kapibaarad ja isegi väikseid jaaguare. Oma saagi püüdmiseks kasutab roheline anakonda meetodit, mida nimetatakse kägistamiseks. Kui ta on oma tugeva lõuaga saagi kinni püüdnud, keerab ta end tihedalt ümber saagi keha, kuni ohver sureb õhupuuduse tõttu. Seejärel neelab ta ohvi tervelt alla. Tänu oma suurele suule ja lõualuule suudab ta alla neelata ka suure looma, ilma igasuguse vaevata. Pärast söömist ei sööda enam nädalaid või isegi kuid, sest tema ainevahetus on aeglane. Samal ajal roheline anakonda ei mune väljaspool oma keha, seda nimetatakse ovovivipaarseks.
see tähendab, et mulad arenevad ema kehas ja ta sünnitab elusaid järglasi. tema tiinus kestab 6–10 kuud. Birma püüton on üks suurimaid maosid kogu maailmas. Seda leidub tavaliselt Kagu-Aasias, eriti Myanmaris, Tais, Laos, Kambodžas, Vietnamis ja mõnes Hiina osas. Nad elavad sageli jõgede ja järvede lähedal, kuid neid võib leida ka metsades ja rohumaadel. Noored maod armastavad puude otsa ronida, kuid kasvades eelistavad nad rohkem maa peal olla. Nad oskavad ka hästi ujuda ja suudavad vees olla kuni 30 minutit. Birma püüton kasvab 3,7–5,8 meetrit pikaks ja võib kaaluda üle 75 kilogrammi. Emased maod on suuremad ja raskemad kui isased. Nende nahk on pruuni värvi, millel on suured punakaspruunid laigud musta servaga. Nende kõht on hele ja ilma triipudeta. Nende peas on noolekujuline märk, mis osutab nina poole. Nende naha värv ja muster aitavad neil keskkonnas varjuda ja saaki märkamatult jahtida. Lisaks sööb Birma püüton ka linde ja väikseid loomi nagu hiired ja küülikud. Neil on teravad hambad, mis on tahapoole kaardus, nii et kui nad ohvrit hammustavad, ei saa see enam põgeneda. Pärast hammustamist mähivad nad end tihedalt selle ümber, et see enam hingata ei saaks. Kui ohver on surnud, neelavad nad selle tervelt alla, alustades peast. Kuid nende söödud saaks seedub kaua, eriti kui ohver on suur. Mõnikord suudavad nad süüa loomi, kes on neist endist suuremad, näiteks hirvi, mis näitab nende kui kiskjate jõudu. Birma püüton on tuntud ka oma paljunemisvõime poolest. Kui on sigimisperiood, muneb emane madu 12–36 muna. Ema madu hoolitseb nende eest. Ta hoiab oma mune soojas, keerates oma keha nende ümber. Kui munad kooruvad, on noored maod 50 sentimeetrit pikad. Juba algusest peale oskavad nad jahtida väikseid loomi nagu hiiri. Number 4. Aafrika kaljupüüton, Python sebae. Aafrika kaljupüüton on suurim madu Aafrikas ja üks suurimaid madusid kogu maailmas. Tavaliselt on selle pikkus 3–5 meetrit. Täiskasvanud Aafrika kaljupüütoni kaal on 44–55 kilogrammi, kuid mõned neist võivad kaaluda üle 91 kilogrammi. Äsja koorunud püütonid on 35–45 sentimeetrit pikad. Aafrika kaljupüütoni pea on väike ja kolmnurkse kujuga. Sellel on 2 odakujulist triipu, mis ulatuvad ninast kuni pea tagumiseni. Samuti on sellel kummagi silma all kollane tagurpidi veekujuline märk. Selle keha on kollast, hallikaspruuni või hallikasrohelist värvi, millel on tumedad laigud, mis näevad välja nagu redel. Selle kõht on valge mustade täppidega. Selle saba peal on 2 tumedat triipu, mida eraldab heledam triip. Noorte püütonite värv on erksam kui täiskasvanutel. Aafrika kaljupüüton elab mitmesugustes paikades Sahara-taguses Aafrikas. Seda leidub sageli veekogude, näiteks jõgede ja järvede lähedal. Kui on põuaperiood, siis see liigub vähem ja muutub passiivseks. See on tugev sasaagi püüdmisel ja suudab süüa loomi, kes on sama suured kui antiloop ning mõnikord isegi krokodille. See tapab oma ohvri, keerates end ümber selle ja põhjustades lämbumise. See ei ole mürgine, kuid on tugev ja suudab oma kehaga kõvasti kinni hoida. Lisaks sellele muneb Aafrika kaljupüüton mune. Emane valvab mune, kuni need kooruvad. Ta muneb 30–50 muna, kuid mõnikord võib munade arv ulatuda isegi 100-ni. Emane püüton on mulade ümber keerdunud ega söö valvamise ajal. Number 5. India püüton, Püüton molurus. India püüton üks maailma suurimaid mittemürgiseid maosid. Seda kutsutakse ka mustsabaline püüton või India kaljupüüton. Seda võib leida Indias, Nepaalis, Bhutanis, Sri Lankal, Bangladeshis ning mõnes Pakistani ja Myanmari osas. Selle värvus on tavaliselt hele või kollakas pruunide laikudega. Selle värvus muutub sõltuvalt piirkonnast, kus ta elab. Läänekaatide ja Assaami metsades on selle värvus tumedam. Dekaani platool ja idakatsil on selle värvus heledam. India püüton kasvab tavaliselt kuni 3 meetri pikkuseks. Kuid on leitud maosid, kes on kasvanud kuni 4,6 meetri pikkuseks ja kaalunud 52 kilogrammi.
Pakistanis on selle tavaline pikkus 2,4 kuni 3 meetrit. Kuigi see ei ole mürgine, on see üks suurimaid maosid, mida inimene on näinud. Selle keha on suur ja raske, seetõttu liigub see aeglaselt. Samal ajal elab India püüton erinevates kohtades nagu rohumaad, sood, metsad ja jõeorud. See eelistab veekogude lähedal asuvaid kohti, sest vajab piisavalt vett joomiseks. Sageli peidab see end loomade urgudesse, puuõõnsustesse ja mangroovidesse. See eelistab ka viibida tiheda taimestikuga kohtades, et saakloomad või vaenlased teda kergesti ei märkaks. Ta on osav peitja, mistõttu inimesed näevad teda harva. Samuti on India püüton suurepärane kütt. Ta ei kasuta mürki. Selle asemel kasutab ta oma keha jõudu, et mähkida ja takistada ohvri hingamist, kuni see sureb. Pärast seda neelab ta ohvri keha tervenisti alla. Tal on väga lai suu, nii et ta suudab alla neelata ohvri, kes on isegi suurem kui tema enda pea. Tal on pikad ja tugevad lõualuude kondid, mistõttu tema suu saab venida, kui ta neelab suuri saakloomi. Lisaks sööb India püüton erinevaid loomi. Noored maod söövad väikseid hiiri ja sisalikke. Kasvades õpib ta sööma suuremaid loomi nagu hirved, sead ja isegi väikseid ahve. Pärast söömist magab ta mitu nädalat, et toitu seedida. Number 6. Kuningkoobra ehk Biopa gusana. Kuningkoobra on maailma pikim mürgine madu. Selle pikkus ulatub 3,18 kuni 4 meetrini, kuid on registreeritud ka isendeid, kes on ulatunud 5,85 meetrini. Tavaliselt on selle värvus kollane, roheline, pruun või must, valgete või kollaste triipudega kehal. Selle kõht võib olla ühevärviline või triipudega. Noored kuningkobrid on musta värvi, valgete või kollaste triipudega kehal ja sabal. Samal ajal leidub kuningkobrat Kagu-Aasias, näiteks Indias, Hiinas, Filipiinidel ja Indoneesias. Nad eelistavad elada jõgede ja ojade lähedal, metsades, rohumaadel ja mangroovides. Nad elavad vee lähedal, kuna sealne keskkond on jahe ja niiske. Nad on aktiivsed ka päeval ning mõnikord ronivad nad puude otsa, et otsida toitu või varjuda vaenlaste eest. Neid nähakse sageli tiheda taimestikuga kohtades, kus neil on lihtne varjuda. Samuti sööb kuningkobra ka teisi maosid. Nad söövad nii mürgiseid kui ka mittemürgiseid maosid, näiteks rottmaod ja püütonid. Mõnikord söövad nad ka teisi kuningkobrasid. Kui nad ei leia ühtegi madu, söövad nad ka väikseid loomi nagu hiired ja sisalikud. Kuningkoobra on tuntud oma kannatlikkuse poolest toidu otsimisel ning nad suudavad oma saaki jälitada pikka aega enne ründamist. Kuid isegi kui kuningkoobra on tuntud oma tugeva mürgi poolest, väldivad nad inimesele ründamist. Nad eelistavad pigem põgeneda või peitu pugeda, kui tunnevad ohtu. Aga kui nad on nurka aetud või tunnevad, et nende pesa on ohus, muutuvad nad agressiivseks. Kui nad ähvardavad, tõstavad nad oma keha esiosa kuni 1 meetri kõrgusele maapinnast. Ja nad ajavad kaela laiaks, et paista suuremad. Nende sisin on madal ja meenutab koera ulgumist. Sellest hoolimata on kuningkoobra mürk tugev neurotoksiin, mis põhjustab halvatust ja lihaste kahjustusi. Kui see hammustab, tuleb kohe ravi saada, sest ilma õige ravita võib ohver surra. Kuid inimeste hammustamise juhtumid on haruldased, sest kuningkobra väldib inimesi ja ründab ainult siis, kui teda provotseeritakse või häiritakse. Number 7. Ameetüstpüüton Morelia ametistina. Ameetüstpüütonit või ka skrapp-püütonit peetakse üheks maailma suurimaks maoks. Seda võib leida Indoneesias, Papua Uus-Guineas ja Põhja-Austraalias. See madu on tuntud oma pika keha ja erilise värvuse poolest, mis helgib valguse käes nagu ametüst. Ametüstpüüton võib kasvada väga pikaks. Selle pikkus ulatub tavaliselt, see on 3 kuni 3,7 meetrit. Samal ajal on ametüstpüütoni värvus kollakas hall või oliivpruun. Sellel on tumedad laigud või triibud kehal. Selle lahk on sile ja omapärase läikega, mis meenutab ametüsti. Samuti elab ametüstpüüton vihmametsas. See eelistab kohti, mis asuvad jõe ja oja lähedal.
eluks vajab see ka kõrget õhuniiskust. Austraalias nähakse seda sageli Queenslandi vihmametsades. Indoneesias ja Papua Uus-Guineas leidub seda tihedates metsades, mis asuvad mere lähedal. See oskab ka puude otsa ronida, seetõttu nähakse seda sageli ka okstel. Lisaks sellele on amedüstpüüton kiskja. See sööb linde, nahkhiiri, rotte, possumeid ja väikeseid imetajaid. Suured amedüstpüütonid suudavad süüa vallapisid ja kuskuseid, mis on sama suured kui väikesed hirved. See mässib oma ohvri ümber ja surub looma nii, et ta ei saa hingata, kuni loom sureb. Pärast seda neelab ta ohvri tervelt alla. Kuid amedüstpüüton ei ole mürgine. See ei ole mürgine, seega ei ole see inimesele surmav. Kuid see võib muutuda agressiivseks, kui see ehmatada või üllatada. Kui seda näete, on parem seda mitte puudutada ega ehmatada. Liikuge aeglaselt eemale ja ärge tehke järske liigutusi, et see ei ründaks. Praegu ei ole ametistipüüton ohustatud liik. See tähendab, et neid leidub metsas endiselt palju. Kuid see on ohus oma elupaiga kaotamise tõttu, kuna puid raiutakse ja metsad hävivad. Kui metsad kaovad, kaotab see oma kodu ja toiduallika. Seetõttu on oluline nende elupaika kaitsta, et nad saaksid looduses edasi elada. 8. Kollane anakonda, Eunectes noteus. Kollane anakonda on üks suurimaid maosid, keda võib Lõuna-Ameerikas kohata. Seda nimetatakse ka Paraguay anakondaks. Emased kollased anakondad kasvavad kuni 4,6 meetri pikkuseks. Isased on umbes 3,7 meetrit pikad. Nende kaal jääb vahemikku 25 kuni 35 kilogrammi. Samal ajal on kollase anakonda värvus kollane ning selle kehal on mustad või tumedad laigud ja triibud. Need värvid aitavad neil oma keskkonnas varjuda. Emased on samuti suuremad kui isased. Sellega seoses elab kollane anakonda veerikastes kohtades nagu sood, rabad ja jõeäärsed alad. Neid võib kohata Pantanaali piirkonnas, Boliivias, Paraguay's, Lääne-Brasiilias ja Kirde-Argentiinas. Neile meeldivad rohkem niisked või veerikad kohad, kuid mõnikord võib neid näha ka metsades toitu otsimas. Nad söövad vajadusel ka väikseid hirvi ja metssigu. Tegelikult on kollane anakonda lihasööja ehk sööb liha. Nad söövad linde, linnumune, väikseid imetajaid, kilpkonni, sisalikke, kalu ja kaimane. Suured ja tugevad anakondad suudavad süüa ka suuremaid loomi, nagu kapübaarad ja bekaarid. Neid tuntakse ka kui varitsuskütid ehk loomad, kes ootavad oma saaki enne ründamist. Nad tapavad oma saagi, keerates end selle ümber ja kägistades seda, kuni see sureb. Suvel on kollane anakonda aktiivne toidu otsimisel. Vihmaperioodil lähevad nad üleujutatud aladele, et püüda kala ja kaimane. Ja põuaperioodil peidavad nad end koobastesse või aukudesse, kus on veel vett alles, et kuumuse käes mitte surra. Selline käitumine aitab neil ellu jääda ilmastikutingimuste muutuste korral. Kollase anakonda paljunemine toimub tavaliselt aprillis ja mais. Emased eritavad feromoone, et meelitada isaseid ligi. Kui isased saabuvad, võistlevad nad sageli ühe emase pärast. Seda nimetatakse paaritumispalliks. Pärast 6-kuulist tiinust sünnitavad emased elusaid järglasi. 9. Must mamba, Dendroaspis polylepis. Must mamba on üks pikimaid mürgiseid maosid kogu Aafrikas. See kasvab kuni 4,5 meetri pikkuseks ja on tuntud kui maailma kiireim madu. See suudab lühikestel distantsidel liikuda kiirusega 20 kilomeetrit tunnis. Must mamba leidub savannides, metsades ja kivistel aladel Sahara taguses Aafrikas. See elab nii maapinnal kui ka puudel, seetõttu liigub ta kiiresti. See on päeval aktiivne ja otsib sageli toitu, nagu väikesed loomad, linnud ja hiired. Must mamba on tuntud ka selle poolest, et muutub ohu korral agressiivseks, aga tegelikult eelistab see võimalusel inimesest eemale hoida. See ei ründa, kui ta pole ärritunud või hirmul. Samuti on mustal mambal väga tugev mürk, mida nimetatakse neurotoksiiniks. Kui see hammustab, levib mürk kiiresti ohvri kehas. Juba 10 minuti jooksul ilmnevad sümptomid nagu tuimus, hingamisraskused ja halvatus. Kui kohe abi ei saa, võib selle hammustus põhjustada surma. Oluline on ohver kiiresti haiglasse viia ja talle õige vastumürk anda, et elu päästa.
kuid hoolimata selle ohtlikkusest on mustmamba looduses väga oluline. See aitab kontrollida rottide ja väikeste loomade arvu nende elupaigas. Kui musta mambat ei oleks, võiksid kahjurloomad, kes põllukultuure kahjustavad, väga palju paljuneda. Kuid inimeste hirmu tõttu tapetakse neid sageli, kuigi nad tegelikult ei tee inimestele tegelikult haiget. Lisaks sellele kaob nende elupaik järk-järgult, kuna puid raiutakse ja asulaid rajatakse. Praegu ei ole mustamamba populatsioon veel ohus. Rahvusvaheline looduskaitseliit peab neid liigiks, kelle seisund on vähim muret tekitav, kuid siiski on oluline neid kaitsta, et säilitada looduse tasakaal. 10. koht oliivpüüton Liasis olivaceus. Oliivpüüton on üks Austraalia suurimaid maosid. See on tuntud oma sileda ja oliivrohelise naha poolest, mis annab talle erilise välimuse. Täiskasvanud oliivpüütonid kasvavad üle 4 meetri pikkuseks. Oliivpüütoni nahk on sile ja väikeste soomustega. Selle värvus varieerub pruunist oliivroheliseni, samal ajal kui kõht on kreemikas. Oliivpüütonid kaaluvad 10 kuni 20 kilogrammini. Samal ajal leidub oliivpüütonit Lääne-Austraalias, Põhjaterritooriumil ja Queenslandis. See eelistab elada kivistel aladel, kaljudel ja veekogude lähedal, nagu jõgede ja järvede ääres. Tavaliselt peidab see end koobastes, kivipragudes, õõnsates puudel ja kivide all olevates urgudes. Selle värvus aitab tal ka ümbritsevas keskkonnas märkamatuks jääda. Samuti on oliivpüüton kiskja ehk lihasööja. See sööb erinevaid loomi, nagu linnud, näiteks pardid ja tuvid, imetajad, näiteks kaljuvallabid ja puuviljanahkhiired ning roomajad, näiteks sisalikud ja loored krokodillid. Oliivpüüton on tuntud ka oma jahipidamisviisi poolest, kus ta kasutab kiirust ja jõudu. See varitseb saagi liikumisteel ja kui ohver läheneb, sööstab ta äkitselt peale ning mähib oma keha ümber ohvri, kuni viimane ei saa enam hingata. Oliivpüüton ei ole mürgine, seetõttu kasutab ta ohvri tapmiseks oma keha jõudu ja pitsitust. Seejärel neelab ta ohvri tervelt alla ja kulub kaua aega, enne kui toit tema maos seedub. Lisaks sellele on oliivpüüton ka suurepärane ujuja, mistõttu suudab ta saaki püüda ka vees. Ta varitseb jõe või järve madalas osas ja kui ohver möödub, sööstab ta äkitselt vee alt välja. Üks tema lemmiksaakloomadest vees on ujuvad linnud, näiteks pardid. Mõnikord jahib ta ka noori krokodille, kes ei oska end veel kaitsta. Oliivpüüton ei ole ka inimese suhtes agressiivne. Kui teda ei puututa ega häirita, siis ta ei ründa.